et see läänelik selline valitsemiskultuur, poliitiline kultuur eeldab inimesi, vabu inimesi, kes tahavad otsustada ja mõnikord ka eksivad. Aga see koormab teile ajusi. Kuidas? See koormab teile ajusi. No jaa, aga tuleb treenida. Tuleb ajuda. Teine kord on juba natuke lihtsam. Kolmas kord tuleb juba pärit hästi. Loodust ei tasu kaua. Järgmine sõnavõtti on küsimus. Teie sõnavõtus selgus, et kõik on sihipärane. Kõik on ette kavandatud. Ükskõik, on see siis selle Chartamagna pinnal või kuskil mujal. Vasallid luuakse selle jaoks, et ennast killana tuua, vasallid söövad sinu pihust ja nii edasi. Aga kuidas te suhtute sellesse, et õues toimub ilma selle sihipärasuseta ka midagi? Teatavasti taoistidel on üks põhimõte. Mõju toimimata. Ja kui ma olin väga noor mees, siis ma arvasin, et see ei ole võimalik. Ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma veendun, väga palju toimub. Ja toimimata mõju on kõige võimsam mõju üldse. Seda kutsutakse rahva terveks mõistuseks. Jaa, kahtlemata. Et see, siin me hakkame mõneti filosoofiliseks minema, aga selle ettemääratuseks tegelikult on see nii klientelism kui selline läänelik arusaam. Jah, ta vastandub ka sellises ettenägemise mõtte ja just sellele klientelismile on omane arusaam, et kõik läheb kusagil kõrgemal pool valmis kirjutatud stsenaariumi järgi, et ta liigub sinna suunas. Klientelism näiteks Nõukogude Liidu perioodil oli varjatud. Ega marksism-leninism oli tegelikult väga religioosne mõttelaad. Väga religioosne mõttelaad, kuigi varjatud ateistliku sellise kattega sel korral. Kuid see selline, just nimelt selle sama marksismi puhul on väga hea. Klassivõitlus, formatsioonid vahetuvad ja lähevad ja lõpuks jõuavad heal juhul sinna kommunism. Nüüd läänelik arusaam räägib tegelikult tahtevabadusest, mis tähendab seda, et inimene põhimõtteliselt on võimeline tegema otsuse. Suur hulk inimesi koos on ka võimelised tegema otsuse. Ja see tuleb ei jõuta, tähendab sel hetkel, kui me teeme otsuseid, tegelikult tulevikku olemas veel ei ole. Nii et vaba inimene otsustab, teeb valikuid, kujundab ka iseennast. Nii et selline alguses ajastul tuli selline arusaam üldse, tekkis uus mudel inimesest, et inimene kui iseenda loov. Enne seda oli ka läänemaailmas loeti, et selline katoliikluse üks põhitõde Augustinus ütles, see, kes liiga palju endaga tegelema hakkab ja endasse süveneb, leiab seda ainult tühjuse. Nii et selline see pööre põhimõtteline, mida seostatakse protestantismiga ja nii ta on siin läänemaailmas see asi areneb. Nii et mõnikord on öeldud ka seda, seesama, kuidas Faust muutus positiivseks tegelaseks, sest ta kõike teada saab, ise otsustada on uudishimulik. Enne seda Faust oli selline sedalaadi tegelane, kes tahab asjadest
vastata, kui ma teie kommentaarist aru saan. Ma tahtsin tegelikult ühte asja öelda ka. Selleks, et olla vaba, on vaja võimust distantseeruda. Ja see, et niisugune MTÜ on tehtud, minu arvates väga positiivne. Kui siia sünnib erakond, on see suurepärane. Ja kui ei sünni, siis omada arvamust on võimalik ka siis, kui ei teostata võimu. Nii. Ja selles mõttes õpetaja Ammase öeldu mõttekoja mõte oli ülitore, sellepärast, et ega kõik algab ikkagi mõttest. Ja kui seda ei ole, siis ei ole ju üldse mitte midagi. Aitäh. Harile paari küsimuseks praegu sõna ja siis. Tervis, kas sellised poliitilised protsessid nagu Eestis, et üha tugevnevad erakonnad ja pigem ajalised valitsused on need tavapärased ülenenud endistes Ida-Euroopa maades, mis on nüüdseks Euroopa Liidu liikmed? Aitäh. Et üldiselt on lääne poliitilises kultuuris tavapärane see, et koalitsioon ja opositsioon vahetavad oma kohti teatava regulaarsusega. Et see kuulub jälle sinna sisse, mis võimaldab inimestel jooksvalt vaadata, kumb siis paremini nende lootusi täidab, millised poliitilised jõud. Klientelistlikes süsteemides kikuvad need asjad jääma seisma, et sementeerub. Nii et ma arvan, et need ma ei ole seda küsimust spetsiaalselt uurinud, kuid need samad mured, et tekib, et üks poliitiline jõud saavutab sellise tugeva positsiooni ja ta hakkab seda igati kindlustama. Ja ainult mure on teha niiviisi, ta ühel hetkel ei näe ennast enam mingi ühiskonna või inimeste teenijana, ta üritab sealt midagi luua, vaid hakkabki tegelema sellega, teha see olukord, kus tema on võimalikult kaua kestvaks, mitte ka igaveseks. Nii et see vahetumine, selline tsementeerumine, on väga halb tendents ja ka selles mõttes. Aga Eesti puhul, kuidas meid sellist olukorda on võimalik olnud säilitada, seesama jälle see hirm selle Keskerakonna sealt tuleva uutlaadi mõju eest, et siis läheb äkki tsementeerub ka kuidagi teistpidi ja ei ole enam üldse midagi teha. Nii et see kõik on, nii ta ei tohi funktsioneerida. See mudel, see vastandamise mudel on täiesti sobimatult ja see ei ole selline, mida on meisse püütud kogu aeg sisendada. Tegelikult IRL on praegu selle nahka minev. Nii et ta on seal Reformierakonna kõrval väikese vennakesena, aga proovib nagu sedasama liini jätkata, sedasama vastandumist, võitleme Savisaarega, kui me võitleme Kampa, kui me Kampa ei löö, siis Savisaar tuleb ja meid ära. Kas seda tendentsi on väga ülejäänud Ida-Euroopas? Ma ei tea, et Andres Kalaskap siis paremini. Ma oskan öelda seda, et mis Ida-Euroopa on, need, kes on Euroopa Liitu saanud, need funktsioneerivad üldiselt siiski enam-vähem demokraatlike ühiskondadena. Bulgaaria näide ilmselt on halvem kui Eesti oma, aga mitte nii hull, aga kus tõepoolest need klientelistlikud suhted on tsementeerinud poliitilise maastikku väga drastilised näited alates Valgevenest. Aserbaidžaan, Ukrainas midagi liikus vahepeal. Nüüd toimub väga jõuline Jüri kirjeldatud klientelismi taga. Aitäh, ärga praegu nüüd rohkem küsime. Te näete, professor tuleb auditooriumis ennast suur ära saada. Me näeme teile.
kohe proovime, kas Tallinna Reaalkooli direktor Gunnar Kolma ka ennast siin auditooriumis hästi tunneb. Mul oli kurb Gunnar'ile vastata, Gunnar vaatas, kuidas muu kooli vaja need rõmmad veel remonditud. Nii, Gunnar räägib Metskülast Tallinnale tagasi. Ja professor ei ole. Auditooriumis nii inimest ennast ei tunne. Kindlasti olen õpilaste ees olnud mõned 10 aastat või 30 aastat erinevates klassides, näiteks Metsküla koolis, Haapsalu Vene Gümnaasiumis, ka direktorina, aga ajalugu natukene andsin ja bioloogiaõpetajana ka Tallinna Reaalkoolis ja koolijuhina 13 aastat. Ja ka võib-olla teema on natuke selline kummaline, vaadates Metskülast Tallinna poole ja Tallinnast tagasi Metsküla poole. Tegu on selle minu kahepaiksusega, et kodu on Läänemaal Metskülas ja töökoht on Tallinnas. Ja ega sealt koolimajast Tallinnas palju linnadel ei saabi, kui just ainult haridusringkondades. Aga võib-olla laiemas plaanis, et on plaanis tegelikult haridusest rääkida ja haridusreformist, mis nii või teisiti tegelikult määrab päris palju järgmiseks 20 aastaks Eesti tulevikku. Kui siin kuskil 7 aastat tagasi vist oli 2005 umbes, kui räägiti väga optimistlikust sellest, kuidas Eesti võiks 15 lähima aastaga saada 5 rikkama Euroopa riigi julka ja tegelikult ju ma arvan, et väga paljud inimesed olid optimismi sellest täis, siis täna on selge, et nii lihtsalt need asjad ei käi. Nii nagu võib-olla esialgu Eesti esimeste edusammude tuules paistis. Pool sellest ajast oleme ära kulutanud, sinna 15 rikkama poole eriti ma arvan ei ole. Ja tegelikult ega me saagi sinna nihkuda minu arvates kui esimene asi, et sinna poole nihutama ennast hakata. Tuleks tõesti hariduses väga selgelt aktsendid, ühiskonna prioriteedid panna paika. Siis läheb umbes 20 aastat ja siis hakkab midagi toimuma. See on minu nägemus ja tegelikult peakski rahulikult võib-olla sellele näkku vaatama, et tegelikult oleme niisugused paipoiste laadis keskmikud, aga et väga hea, kui me suudame natukene väljapoole paista paremini kui oleme, see võib-olla hakkab iseennast tootma. Arvan, et see ka IT-valdkonnas, et meil on ikkagi üks Euroopa Liidus küberkeskuse peakorteri moodi osakond. Kuidas see on? Et on niisugune Eestiga seotav asi, et iseenesest see on kindlasti see kuman, mida me oleme hästi müünud. Aga vaadates nüüd nii Metskülast Tallinna poole või Tallinnast Metsküla poole, seda suurt sellist baasi, mille poolt liikuda päris sinna nii-öelda mõnusasse, heasse, teadmuspõhisesse Eestisse, millest on palju räägitud. Mis oleks baasiks sellele oma tuleviku heaoluühiskonnale ja sellele, et meie arstid, ka veidi aja pärast, ma arvan, meie niigi vähesed õpetajad ei hakkaks liikuma tegelikult siit Eestist mujale ja meie spetsialistid. Selle kindlustamiseks on aega, vahepeal see periood läheb veelgi jõudsam. On kindel, et ka õpetaja, hea spetsialist õpetaja, aga rahulikult Soome, Inglismaale minema, sest keeleoskused on täna olemas ja reaalkooli baasil ütlen, et meie õpetajad liiguvad täna Londonisse ja Londoni lähistele. Ja lähevad küll esialgu sinna mõneks aastaks, aga ma arvan, et nii mõned jäävad sinna. Peame seda arvestama. Aga mis veel? Võib-olla jah, et läbi see hariduse see jutt veidi käib. Võib-olla võtangi sellise Jaak Aaviksoo viimasel
koostöökogul välja öeldud laused ja natukene siia tahvli peale. Et mille ümber tegelikult see haridusreform siis täna käib. See, ma arvan, mis Aaviksoo on välja öelnud, ongi selliseks eelduseks, et midagi muuta ja tegelikult mul on selline tunne, et eks sellest kooliharidusest ju mõtteid oskame kõik mõlgutada, me teame enam-vähem, millest juttu on, räägime kaasa, räägime vanematega kaasa, siis midagi on tõesti Eesti hariduses lahti. Ja ütlen, et sellest ajast peale, kui võib-olla mina kunagi Nõukogude keskkoolis Kohilas keskkooli lõpetasin edasi, siis esimesed aastad enne seda, kui Eesti Vabariik tekkis juba hariduspõllul Metsküla koolis olla, pärast edasi väikeses algkoolis, edasi Haapsalus, Tallinnas, siis ütlen, et mul on selline tunne, et mõnes mõttes see jutt hariduse reformist on permanentselt olnud 30 aastat. Aga seda sellise kvalitatiivset haridusreformi tegelikult ei ole tulnud. Isegi nõukogude ajal mina lootsin, et tuleb midagi mõnusat ja ägedat. Seda ei kaanis. Et mis on muutused on loomulikult toimunud? Muutused on toimunud selles, et ajalooõpikute sisu on ilmselt koos 90. aastatega on kirjanud õppekavas teised jooned, mida ei ole Vene koolis toimunud täna. Suures plaanis Vene koolis ei ole tegelikult neid pealõkke, need on paberil on küll ümber keeratud, aga nad ei ole õppekavaliselt ümber keeratud läbi õpetajate omapoolse suhtumise ja interpretatsiooni. Et see on Vene koolis tegelikult täna toimunud. Ja teine koht, mis on võib-olla reform toimunud, on selline rahalise finantsskeemi reform toimunud, mis on ülejäänud protsessi juhtinud. Nimelt, kui siin Haapsalus veel Leeni juures käisin sellises kontoris Metsküla kooli raamatuid viimas või õppevahendeid ja oli riigisüsteemi osaks kool, siis mõnes mõttes väga loogiline ja mõnus, et omavalitsused võtsid selle vastutuse enda peale. See on toonud meile väga palju ilusaid koolimajasid, on tulnud inimesele lähemal, on panustatud. Sinna teame, et need koolid, mis on jäänud riigi kätte, oleme mitmes neid käinud, ei kannata mingisugust kriitikat ja ma näen neid ka, kui väga hea see Nõo kooli lähen, mis on sisult hea endiselt, aga kui ma lähen, siis vaatan, et riik ei ole tegelikult hea peremees olnud, et ma näen samasugust lõhna nagu Kohila keskkoolis kunagi tundsin ja siis ma ei saanud sellest aru, ma ka saan aru, et midagi on teine seal. Ja rääkimata mõningatest erivajadustega laste koolidest. Nii et see riigireform on olnud väga palju selles, et on pandud maksma selline kapitaliühiskonna konkurentsivaim, raha selge lugemine läbi peade ja tegelikult ega see pilt, mida nüüd ministeeriumi poolt või Metsküla poolt või Lihula või Reaalkooli poolt või Tallinna poolt, me vaatame seda kihistumist tõesti. Aga see on selle ühepoolse reformi tulemus, kus kohas on rahastamisskeem pluss teine asi veel. On selged tendentsid, kus kohas on hoogustunud veelgi maa tühjaks jooksmine, kolhoosikordi hävines, oli mõnes mõttes ette ju teada ja ma ei pea seda halvaks, et meil on täna tugevad talud ja tugevad põllumajandustegijad, iseenesest, et need traktorid muravad siin põldudel, mis teevad ära ühe poole kolhoosi töö, või kolmandiku kolhoosi töö, aga see on ju toonud selle, et ei ole Lihulas, ei ole ütleme ka isegi väga paljudes niisugustes päris suurtes kohtades Abjad ja Tõrvad ja nii edasi, et ei ole lapsi nii palju, kui on. Et see tendents tegelikult on teada, see kihistumine, ma ütlen, tuleneb sellest lihtsalt, et kui nende vahenditega, mis on konstantsed,
suunatakse läbi selliste mehhanismide, kus kohas näiteks pearahade keskelt vahendeid, siis me ei saagi mitte midagi muud, kui mõnes kohas saab paremini seda suppi keeta, kus kohas on neid päid laudas rohkem, kui seal, kus kohas on neid vähem. Ehk tegelikult ma arvan, et see on defitsiidi, igasugune selline kihistumine on defitsiidi tagajärg. Minu hüpotees, et väga paljud siiski ei ole selgelt nägemus selle üle, et missugust rolli peab kool täitma selleks, et Eesti hariduse, kultuuri ja ruum oleks tervik üle Eesti ja kannaks võib-olla selliseid, ütleme, rahvuskultuuri taastootmise ja Eesti rahvuse säilimise huve nii palju, kui tegelikult see majandusmehhanism on väga palju ise seda protsessi juhtinud. Nüüd vaadatakse aga selleks, et Tartus on väga head koolid, Tallinnas on head koolid ja nüüd tuleb kiirelt midagi ette võtta. Õigus, ma ütlen, on tõesti, Tallinnas on väga häid koole, on Tartus samuti ja korrelatsioon on selgelt olemas, et millele minister ka toetab, et see korrelatsioon on selgelt olemas. Mida suurem gümnaasium, seda parem nad riigieksami tulemused. Et see korrelatsioon on täna olemas, aga kõik algab tegelikult minu arvates õpetajast ja sellest, missugused õpetajaid me suudame tegelikult lastele viia. Kui me suudaksime viia 20, keskeltläbi 15-20 komplektis väga head õpetajate kaadri ette laste ette ja samas tekiks selline ütleme, teadmine, et me oleme vääristatud, väärtustatud, on see kool ükskõik missuguse Eesti paigas, siis tegelikult ma olen kindel, et saab väga head tööd teha. Väga head tööd teha. See iseenesest see väiksus ei ole kõige tähtsam. Ja kui Eesti riigil on vaja, siis see on prioriteet, siis tuleb sinna kooli lihtsalt rohkem raha anda. Et omavalitsused ei saa selle ülesandega hakkama lihtsalt. Nii. Siis haridusreformi praegused eesmärgid on sellises järjestikuses antud, nagu Kalle Küttis ka rõhutas, et alles on see süsteemi tõhusus, efektiivsus on tegelikult viimane. Ma arvan, et tegelikult ikkagi see on tegelikult esimene. Et väga palju siiski jah, on täpselt samal eeldusel, et haridusreform tuleb viia, haridusreformi tulemusel tuleb viia võimalikult ökonoomseks, et vabastada kõik sellised vahendid, mis Eesti harid või sellised raha raiskamise kohad, mis tegelikult piiravad seda, et ühe õpetajani viia rohkem raha. Aga ma arvan, et eesmärkide seamises peaks võib-olla väga selgelt ja rohkem mõtlema Eesti kultuuri ja rahvuse säilimisest. Ja kui me räägime ka vene kooli konteksti, siis ka eri rahvaste kultuuri väärtustamist ja selgeid samme otsuseid selle suhtes. Samuti perekond, sidemete säilitamine kodukohaga, laste võimete kohane areng. Tegelikult reformil on see niisugune suurem kontekst, need on tegelikult asjad, mis meil on tegelikult päris arvast. Et ütlen ka seesama asi erivajadustega lapsed, siis ma pean väga õigeks seda, et põhimõtteliselt erivajadustega lapsed, kui seal on tegemist õpiraskustega, on nii nagu ikka, et mõned lapsed saavad paremini, teised halvemini hakkama, et tal on õige kohtuma kodukool. Kompetentsikeskused erivajadustega koolide näol, ma arvan, peaksid täna suurlinnades olemas ja lähedal olemas, et olemas tuge. Aga tegelikult ma tunnen, et Eesti koolis täna ei ole vahendeid, ei ole eraldi, ütleme isegi ruume paljuski, eraldi spetsialiste tegelikult, et teha seda head tööd, mis oleks vaja Lihulas teha, oleks vaja teha Taevlas, oleks vaja teha kuskil teises kohas. Neid vahendeid koolides täna näinud napib. Ja ütlen ka, et õpetajad ei ole tegelikult selleks ette valmistatud, et kui tuleb ka laps, kellel puudub käsi ja jalgu, kellel on nägemishäired, kuulmishäired,
ja haridust ja sellised mõtted. Võib-olla Tallinna poolt vaadates, mis mind hirmutab tegelikult, mis mind hirmutab väga vene koolide olukord ka Tallinnas. Ja kõik see jutt, mis Jüril käis siin enne ja see vihje sellele, et ei ole ajaloo ainepoolsreformi tegelikult olnud. Et siin on täiesti nii-öelda põlve otsas tehtud väga kiire uurimus, nimelt olen uurimistöö juhendaja, olen Tallinna reaalkooli õpilase uurimistöö teemal vene õppekeelega koolide kaitsetahe. Eelmine uurimistöö minu all oli Eesti koolide kaitsetahe ja siis see õpilane tundis huvi, et tema teeks uurimistöö siis sellest. Tegelikult on siin umbes üle 100 õpilased selle uurimise taga, nii et iseenesest ja tegemist on näinud gümnaasiumi õpilastega, siis näeme, et tegelikult siis on küllapki suuri koole, Tallinna Tõnismäe reaalkool, siin on Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna kesklinna vene gümnaasiumid, suured gümnaasiumid, kus me näeme, et ikkagi selgelt 75% siin näiteks Tallinna Tõnismäe reaalkoolist, nende jaoks ei ole Eesti iseseisvus absoluutselt mitte oluline või mitte eriti oluline kui Eesti riigi uurimine. Need on vene koolid. Need on kõik vene koolid, jah. Et siin on väike kool, tõesti, siin on väike vene erakool, Sakala väike erakool, et siin mul need andmed ei ole, võivad lõikuda siia-sinna. Meelsus muidugi koolis on näha, mis meelsus seal on. Aga teised on kõik suured koolid ja tegelikult ma arvan, et isegi on juhtunud valimisse üks väga hea kool, Tallinna Humanitaargümnaasium. Ja ütleb korrelatsioon on küllapki selge, kas direktor on missuguses tegelikult sellises mentaalses sellises keele ja kultuuriruumist on, kuigi direktorid eesti keelt oskavad, eks mõned hoiakuid teavad. Tallinna Humanitaargümnaasiumil on tõesti selline väga soe ja mõnus. Teame, et tegemist on tegelikult riigis, mis oli eelmine aasta 5. ekstrati tulemusega kooliga, väga hea kool, mis tegelikult täna tahetakse Tallinnasse selliselt siis ümber reformida, kuna asemele teha selline sisuliselt venekeelne gümnaasium, et hiilida mööda siis Eesti põhikooli gümnaasiumi seaduse eesti keele nõudest 70% ulatuses. Kuivõrd oluliseks pead Eestit oma kodumaaks ja soovid, et ka tulevikus Eestiga siduda. Näeme, et tegelikult me kasvatame ka see Tallinnas väga suuri raha, seal anname tegelikult ikkagi see C ja D on tegelikult need õpilased, kes D tahab kohe kindlasti ära minna täna, et saaks minema, aga C on see, kes tahab ära minna. Eesti pole kodumaa. Näeme, et siiski siis ka on koole, kus kohas ikkagi suurem osa tegelikult on häälestatud selle peale. Tegelikult me raiskame Eestis haridusest ju niimoodi taha, et need on väga tublid, head töökäed ja väga tublid ja andekad õpilased, näiteks Tõnismäe siis reaalkooli taga. Aga kahjuks on tõesti olukord nii, kus Tõnismäe reaalkooli õpilased peksid aprilliööl reaalkooli aastad sisse, nii kui päris seda asja kaotamas. Aga veel, siit minu väide on tegelikult see, et üks selline suurem mure Eesti haridusel on siiski see, et üks asi on see, et ma olen täiesti kindel, et sisemisi reserve jätkub ja sisemise reserv on olemas ja neid saab haridusse paigutada. Aga tegelikult sellest ei piisa üksi ja kui me teeme selle haridusreformi sellise peade arve lugedes, ehk erinevaid arve on paksutud 540, 250, siis jääb gümnaasium alles, ei siis lõikame ära. Ma arvan, et selline peade arvu järgi, et on üks laps vähem, mitte tõmmab. Tegelikult see oli niisugune tore ärtlemine, tore ärtlemine, aga mis iseenesest ei vii mitte kuhugi. Eelduseks tuleb võtta teised eeldused, mitte see konkreetne arv, et kas seda gümnaasiumit, kas seda kooli on sinna paikpanda keele, kultuuri, selleks paikpanda nagu selliseks üldse selleks potentsiaali säilitamiseks on vaja mitte.
Ja siis vaadata, võib-olla on vaja tõesti 2 kooli asemel teha 1 kool, mida on täiesti normaalseks, et vallad näiteks panustavad mitme peale ühe väga hea kooli jaoks, mitte nii, et näiteks Karuse nagu vald annab ainult võtla raha selle jaoks, et mitu õpilast mul tõesti Lihula gümnaasiumis tegelikult käib, see on tegelikult suhteliselt pisku ja Lihula proovib ise hakkama saada, seda mõtleb, kuidas seda kooli rohkem lapsi saada, võib-olla sellega, et tõmban Metsküla koolile kriipsu peale ja siis tulevad need lapsed kõik sinna. Ma arvan, et sellise ebakindlusega on mitte kuskile tegelikult jõua. Kui on riiklik otsus, et gümnaasium on väga vajalik, siis me leiame mehhanismi, kuidas ta seal saaks tegelikult olla, kuidas saaks õpetaja olla ja kuidas ta seal saaks anda seda akadeemilist mõõdet jõuda. Need on Eesti riigi tegelikult prioriteedid. Ja siin viimasel ajal palju on räägitud, et sellest, et haridusse läheb Eestis nii väga palju raha. Ma ei tea, kuidas need protsendid täpselt tulevad, sest on olemas väike vale ja suur vale ja siis tuleb statistika. Et iseenesest, kui mõned aastad tagasi Jano Reidelne oma magistri kursuse raames majandust natukene Tartu Ülikoolis ka paralleelselt õpin, magistriga ei ole seda ära teha. Aga siis see on 2006. aasta andmed näeme, et siin on see 4,7 juures. See protsent, praegu võtsin just siit, täna võtsin läbi interneti kiiresti, võtsin 2008 andmed, kogutakse Eurostati kaudu, nagu läheb mõne aastase nihkega. Jah, et iseenesest nüüd näeme, et Eesti on seal kuskil 7 või tähendab, mis ta on siis 5,7 juures. Küllap võib-olla neid andmeid annab igatpidi grupeerida, aga ma arvan, et tegelikult ei ole küsimus sellega, et meil on paari aastaga 2% nihkumise asi siiapoole, et tänaseks on uuesti 7. Et ma küll ei ole näinud, et tegelikult haridusse on tulnud nende mõne aastaga tegelikult raha juurde. Need on tegelikult sellised arvestuslikud mehhanismid, mida me võtame arvesse, kui palju me võtame arvesse seda raha, mis tuleb Euroopa Liidu poolt antud ka betooni ehitustesse, kutsekoolidesse, ülikooli juurde ehitusse. Ma selgelt arvan, et tegelikult ikkagi õpetajasse oleks vaja väga selgelt ja palju panustada. Täna on olukord see, kus kohas Eesti hariduses on, tean täpselt, et näiteks Tartu Ülikoolis on sellel aastal 2 õpetajat, füüsikat, magistriprogrammi on läinud õpetajanet, ei ole populaarne. Eelmisel 2 aastal ei olnud ühtegi. 1 matemaatika õpetaja on, aga see ei ole Eesti koolide, Eesti gümnaasiumi jaoks kuskilt jätkusuutlik. Sellised, minu välja oleks see, et tegelikult Eestil oleks vaja hoopis teistsugust lähenemist, vaatame Metsküla poolt või Tallinna poolt haridusele. Et kui me täna puudub selline suur eesmärk Eesti jaoks, et me oleme nagu kuidagi natuke sellist joobastusest kuidagi toimumas. Masu on sellele tuvasti kaasa aidanud, saime vabaks, sünnitasime rohkem, siis natuke hakkasime raha lugema, sünnitasime vähem, siis läks loht nii kõvaks, mis läheb praegu gümnaasiumi astmesse. Siis edasi saime Euroopa Liitu, saime NATO-sse natukene, siis saime euro. Ja nüüd masu veel otsa ja vaatame. Midagi selline sügisvõske ilmavad peale. Et ei ole sellist ühist koondavat eesmärki, näeme, kuidas parimad pojad lähevad eemale, veedavad neist. Ehk mõtleks, et just nimelt see haridus võiks olla see koht, kus kohas me sõlmime ühiskondliku kokkuleppe, haagime lahti ta kas Reformi, Isamaa, ükskõik missuguse erakonna tegelikult tuldes, vaid ütleme, et see on prioriteet ja kui arvutatakse tõesti see 7 välja, millest ma kahtlen, et kas kui Norra on 7-8 juures, et tegelikult seal olema, et siis võetakse sellest, et meil peab olema 8,5 või 7 ja nii arvutades, et üldhariduskooli
ja põhikooli, mis loob tegelikult selle vundamendi selleks, et tegelikult nagu anda ka sellist hingeharidust ja anda seda isamaalist haridust, et ei mindaks tegelikult ära, et väärtustada oma kodu, et sinna, et see kokkulepe oleks olemas. Ja väga selgelt, et siis 30 aasta pärast, 20 aasta pärast saame oma hariduses tõesti sellise massiivselt asjad selliselt korda ja 30 aasta pärast on meil 30 aasta perspektiiv, et me oleme turvalised ja väga jõudnud. Igal juhul kokkuvõtteks ütlen veel, väga head haridust saab anda Metsküla koolis, saab anda Tallinna Reaalkool. Et väga selgelt ütlen, et kui me räägime sõnast eliitkool, siis ma ütlen, Metsküla kool on selgelt eliitkool. See on väga vähe 17 last. Eesti riigis on nagu hea hariduse rahade jaotamise mehhanism, mis puudutab siis väikest kooli, kui teha neid liitklasse, läbi liitklasside anda, koolijuhile anda ja kui juhtub ka niisugune, ütleme, niisugune hea kooslus inimestest, kes seda paikkonda väärtustavad, siis saab anda head haridust. Haapsalus mina loen, et praegu kui ma vaatan Haapsalu, minu jaoks on üldse see Haapsalu koolivõrk kaugelt, või mis olen lähedalt seda näinud, et siin on peaaegu ideaalne, kus kohas on selline mudel, et on olemas algkool 1–6, progümnaasium, gümnaasium ja siis on olemas veel üks gümnaasium kõrval. Mina ei näe siin tohutuid kokkuhoiu kohta, kui me paneme kõik kokku piisavalt niisugused mõnusad ja suured koolid ja piisavalt tekib nagu sellist oma kooli kahte kultuuri, natuke valikuvõimalusi. Ei ole mitte mingi mõtet nii-öelda sellistest ühtemoodamistest kasu võtaks. Aga ma ei alusta, et ma arvan, et Suklas on head tööd teinud, et tuua nagu nii-öelda raha Haapsalusse läbi selle riigikooli mõtte, aga ma arvan, et see ei ole tegelikult põhimõtteliselt selle austerve Eesti mõttest niimoodi läbi oma erakondlike sidemete ja asjade niimoodi, see ei ole nagu see euroopalik lähenemine, kuidas me haridust teeme. Et iseenesest ma arvan, et see suhtumine Haapsalus ka täna, et teeme seda riigikooli valmis, siis vaatame, kuidas oma head haridusvõrku tegelikult ikkagi selgitada saame. Aga kas tervet Eestit tuleks nii vaadata? Et jah, lühidalt kõik, et vajaksime sellist ühiskondlik kokkulepet ja konsolideerivat mõtet, et me kõik tahaksime siin pikalt kaua kesta. Mul see tunne küll, et vaadates praegu ka Eesti õpilaste suhtumist oma keelesse, oma sellesse kodumaale jäämisse, siis on selline õnne, kui me siin rahvusena Viimsijärve ja Läänemere vahel vastu pidada, et siis süüdistada ei ole mitte kedagi. Õnneks on nii, oli mõned aastad tagasi, kus oli see pilt ju väga kurb nendest tulevikuperspektiividest, aga vähemalt süüdlane oli siis olemas. Täna seda ei ole.